Mida teha, kui meeldivad suured koerad ja Õismäe korteris neid pidada ei saa, et siin üks kohalik tarkpea on tulnud selle mõtte peale, et ta tõstis lihtsalt euroalustest mingid kuudi taolised moodustused linnamaa peale ja rahulikult peab oma koeri siin, et see on täiesti võimalik, mitte keegi ei tee sellest mingit numbrit. Tallinnas Õismäel Astangu tee 33 autoparklas piinatakse koeri. Õismäel virelevatest valvekoertest sai Loomakaitse Selts kaebuse juba möödunud suvel. Parkla töötajad lubasid, et penide elutingimusi parandatakse. Paraku ei pidanud aga mehed sõna. Koerte piinad jätkusid, hoolivad inimesed aga ei jätnud samuti jonni ja kirjutasid uue kaebekirja. Loomakaitsjad kutsuti jälle kohale. Nüüd avastati, et ka parkla kõrval elavate Kaukaasia lambakoerte kuudid ei vasta nõuetele. Ennast tööle sättiva koeraomaniku Sergei Kurganovi meelest on aga kõik korras. Omaette küsimus on muidugi see, et mida seal tühermaal valvata on ja kas koer ka valvurina hakkama saab, kui tal keti otsas piinleb. А для чего это? Да не снимайте вы, чертовы матери! Что вы снимаете? Что снимаете? Зачем вам снимать? Я не дам вам снимать. Что вы занимаетесь ерундой? Ma tahaksin küsida, mis taksite? No mis te taksite? Et kuut ei ole normaalne ju. Peab olema teistsugune kuut praegu. Kus on seda saate lehk korrigeeritud, see mitte seda vorm? Закон есть, с этого года. Должна быть бумага о том, что я неправильно делаю. Покажите бумагу, что неправильно делаю. Инспектор не найдет никак вас. А он меня не искал. Это только ваша фантазия, опять же. Инспектор хотел бы найти, нашел бы. Вот здесь есть дежурный, который все данные может дать. А имя ваше как? Мое имя слишком известно, что вам говорить. Pea alati räägivad loomapiinajad müstilisi lugusi nälga surnud inimestest või hoolitsust vajavatest orbudest. Mäletatavasti ka Harjumaal Mädasoo talus koeri tappa lasknud Fridel Vilbiks valutas südant just lastekodu laste pärast. Kuule, hoolitsega parem laste eest. Lapsed süüa saaksid lastekodude eest, aga mitte koorte eest. Naile teete siin maaga. Tõenäoliselt pole ei Fridel Vilbiks ega ka ükski teine hoolimatu loomaomanik iial lastekodu laste tarbeks poolt sentigi loovutanud. Aga jutumehed on nad kõik kõvad. Sama reegel kehtib ka Sergei Kurganovi kohta. Algul tormab mees küll vihaselt minema, aga siis naaseb ja hakkab meid mobiiltelefoniga filmima. Mees esitab loengu hiljuti nälga surnud inimestest ja vajadusest eeskätt inimesi aidata. Sügava majanduskriisi ajal penidega jahmerdamine on Sergei Kurganovi meelest lausa kuritegelik. Вопросы такие интересные. Люди с голоду умирают, а вас интересует, как собаки поживают, правда? Люди же умирают с голоду. Привет! Вы знаете, сколько людей тогда умер с голоду? А вы знаете, сколько собак живет в таких условиях? Вот таких, какие? У меня супер условия. Не каждый человек как моя кушает, как моя собака, понимаете? У меня нет никаких проблем, никогда не было. Это ваша фантазия. Я понимаю, что вы хотите заработать денег. Все, будьте здоровы. Sergei Kurganov kinnitab, et vähemalt koerte toiduga ei koonerdavat ta iial. Lisaks sellele polevat ka keegi mitte kunagi näinud, et Kurganov oma kutsasid peksaks. Mis arvata nüüd neist kuutidest, kuidas te neid kommenteerite? Ma ei nimetaks neid kuutideks ausalt öeldes. Need on alustes kokku pekstud. See ei ole tegelikult normaalne. Arvatavasti perekond Kurganovid oma koeri tõesti armastavad, kuigi tuult ja vett läbilaskvad lobutikud on tunnismaterjal hoopis millestki muust. Seadus nõuab teisiti ja seadused on täitmiseks. Lisaks oli parklatöötajatel ka piisavalt aega puuduste kõrvaldamiseks. Enam loomakaitsjad ei hellitanud. Asjale anti ametlik käik. Ka Haabersti linnaosa valitsusest kutsuti suurte pagunitega poiss kohale. Kuigi pööblile meeldib enamasti valitsejaid kiruda, siis seekord ei saa linnavõimule midagi ette heita. Kas linnaosa valitsus oli ka teadlik sellest olukorrast, mis siin valitseb? No
peame tõsiselt ütlema, et ei ole teadlik. No see on jah, omavoliliselt hõivatud ja kindlasti me selle küsimusega tegeleme nüüd munitsipaalpolitsei läbi edasi. Aga nüüd see koerapidamine, et kas see tundub normaalne, kas need kuudid vastavad teie arust nõuetele? Jah, et see meenutab nagu sellised loomapidamist vabas õhus, aga kahtlemata, kes on loomapidaja, see teab, et nii neid loomi ei kohelda. Ja see isiklikult mulle küll ei meeldi. Munitsipaalpolitseinikud saabuvadki nagu lubatud, suisa 5 minutiga on kohal, mitte küll 10, nagu pakkus Aivo Toomistu. Kui leiab kinnitust, et Sergei Kurganov on ka omavoliliselt võõra maa hõivanud, siis sellegi väärteo eest võib ta rahatrahvi saada. Koer lase ketist ja lind päästa puurist. Seekord siis jälle lihtsa asjaga jama kui palju. Lisaks MUPO menetlusele on Veterinaar- ja Toiduamet parklaomanikule ettekirjutise teinud. Ka Sergei Kurganovi karistus selgub lähitulevikus, aga terve nahaga ei pääse temagi. Palju odavam oleks ju olnud kutsadele nõuetele vastav elamine ehitada. Inimene nüüd kaebas sellest loomakaitsesse ja televisiooni, et kuidas oleks targem käituda olnud? Selleks ju kohalikud omavalitsused ongi, et eelkõige kui nähakse probleemi ja me oleme pidevalt ka oma ajalehes üles kutsunud, et kui näete midagi, mis teid riivab silma, siis kahtlemata pöörduda kõigepealt linnaosa valitsuse poole ja siis me juba läheme pädevate organite poole edasi. Ja kui linnaosa valitsusest abi ei ole ja ei tule, siis alles meedia poole? Absoluutselt, et edasi võiks minna juba televisiooni, aga esimene samm on jäetud siin nüüd kodanike poolt nagu tegemata. Sest eelkõige meie asi on koha peal valitseda ja vaadata, kus probleemid on, need tuleb lahendada.